Ja meil on siin Kene Vernik, psühholoog ja unenõustaja, kes räägib teemal uni on kõige alus. Palun, Kene. Ja, tere ka minu poolt. Olen siis unemeditsiinis olnud nüüd juba 18 aastat ja hetkel siis töötan Tartu Ülikooli kliinikumis lastehaiglas ja veel lastekliinikumis ja Tallinna lastehaiglas siis laste unekeskuste osakondades ja proovime siis Eestis ka käima lükata laste uuringud, mis on 30-40 aastat nagu avastamata Eestis. Nii et ma alustan kohe selle pommuudisega, sest et see on minu jaoks nagu selline 10 aastat suur ettevalmistus ja töö. Ja lapsed on siis see koht, kus nendest unehügieeni reeglitest me juba alustame, eks ju, rääkimist, olles väga teadlik vanem. Et kui ma olengi nagu teadlik vanem, oskan suunata õigel hetkel, siis ega sellel lapsel või noorukil ka siis nagu asi nii hulluks ei lähe, kui ta siin statistiliselt on. Ehk siis nad 90% istuvad ju nutiseadmes, kui me räägime noorukitest. Aga ma alustan sellest, et hea unehügieen või unehügieen tähistab seda, et kõik, mida ma päeva jooksul teen, mõjutab minu und. Ilmselgelt on see siis liikumine, toitumine, kindlasti valgus, sotsiaalmeedia, ekraanis olemine, mõtlemine, kõik. Nii et see hõlmab kõiki neid baasasju ja kui ma nagu hästi magan, siis järgmine päev ma suudan ju hästi võib-olla tervislikumalt toituda ja võib-olla mul on motivatsiooni liikuda ja võib-olla mul on motivatsiooni seda ja kolmandat teha ja võib-olla pole ma nii ärev. Nii et kui ma niimoodi mõtlen, siis me saame öelda, et uni on kõige olulisem. Ja siis tuleb need muud asjad, minu jaoks on. Aga seda hakati väärtustama alles viimased 10 aastat on võib-olla hakatud nagu mõtlema selle peale aktiivsemalt, et tõesti, et kui ma magan vähem, et siis mul on nagu kehvem olla, et see seos on nagu tekkinud. Ja inimesed on hakanud tegelema oma unehügieeniga. Esimene unehügieeni reegel on see, et me peame saama hästi palju valgust, sest valgus on see, mis mõjutab meie tsirkadiaanset rütmi, uneärkveloleku rütmi ja ta tuleb läbi silmavõrkesta hüpotaalamusse, suprakiasmaatilisse tuuma, mõjutab seda, see oma korda projekteerib info edasi teistesse tuumadesse ja sealt siis hakkab juba nagu see reguleerimine pihta, et on see siis uneregulatsioon, on see siis toidu, isude regulatsioon ja kõik nii edasi. See tsirkadiaanne rütm, uneärkveloleku rütm või kronobioloogiline rütm on endogeenne, veel lisaks, eks ju, et isegi kui me ei saa seda head päikesevalgust, et siis me oleme võimelised ka ju magama jääma, aga probleem on selles, et see uni ei ole nii püsiv. Ja kui me mõtleme talveperioodile, et kui me mõtleme, praegu on suveperiood ja talveperiood, et siis eestlased on selline 6 kuud pimeduses ja 6 kuud enam-vähem valguses, kui on hea suvi, et siis me mõtlemegi, et talvel me vajame und nagu rohkem, aga see uni ei ole nii kvaliteetne, ehk siis kiputakse tihti üles ärkama ja olema ka unised päeval ja väsinumad, kuigi unetunde justkui tuleb rohkem. Ja suveperioodil on vastupidi, et magatakse järjest vähem ja päeval siis nii-öelda ollakse energilisemad, et kus on see nagu paradoks. Ja see on väga lihtne, et mida rohkem ma päeval valguse käes olen, mida rohkem saab minu see tuum stimuleeritud, seda aktiivsemad on minu ärksuse hormoonid, seda aktiivsem ma olen ja seda parem saab olema õhtune unesurve, mida mõjutab väga palju muidugi melatoniin, unehormoon ja adenosiin. Adenosiin
on hormoon, mis aitab meil ka nagu äratada üles, aga teda kuhjub kogu päeva jooksul ja kui teda on palju aiu kuhjunud, siis me tunneme ka sellist unisuse väsimuse astet. Adenosiini kõige julmem hävitaja on, mis te arvate? Meil on see üks unesurve tekitaja on adenosiin ja melatoniin, aga adenosiini kõige hullem hävitaja on kesknärvi stimulandid, on see siis nikotiin, kofeiin, alkohol, kõik sellised asjad, aga nendest kolmest kõige hullem on kofeiin. Ja kofeiini nagu see on selline tavaline asi, mida me tarbime, et kui me räägime unehügienist, siis ma alati räägin sellest kofeiinist ka, eks ju, et ükskõik kus ta siis on, mis joogi sees. Et võib seda siis tarbida justkui seal seda 50–300 milligrammi. Seda tähistabki keskmiselt selline 2 keskmist nagu tassi. Kõige parem on teda tarbida just varahommikul ära, aga mitte kohe, kui sa tõused, vaid anda siis tund aega nagu, et keha ärkab ülesse ja et ma ei lase nagu kohe kortisoolile kofeiini peale, kus mul hakkabki süda võib-olla puperdama, sest kortisool on selline hormoon, mis aitab meil äratada ja kui ma nagu ärkan, keha hakkab ärkama, siis aktiviseerub ka oreksiin, mis on siis ärksuse hormoon, mis on väga oluline stabilisaator unerütmi osas. Ma kipun minema võib-olla liiga detailidesse, aga lihtsalt ma tahaks nagu hästi ära põhjendada, et miks on nagu oluline valgus ja kofeiin näiteks. Ja nüüd, kui me hoiame seda kofeiini tarbimist ikkagi kontrolli all, vähese piimaga kindlasti, mitte siis oleks seal palju piima, et see valg siis säilitab seda kofeiini meil kauem veres. Et siis võib juhtuda, et see unesurve on hästi hea, mida me kõik ju ootame, et me jääks nagu paari minutiga magama. Ja melatoniini suur tegur on tõesti ka valgus lisaks, et kui muidu on kehas, on tsirkadiaanne rütm endogeenne, on ju rakusisene regulatsioon, siis melatoniin toimub ainult siis pimeduse või valguse mõjuga. Ja kui me tõmbamegi 1,5 tundi et kui me tõmbamegi nüüd õhtul 1,5 tundi pimedamaks, siis hakkab see melatoniin nagu rohkem tööd tegema ja sa tunned seda unisust väsimust rohkem. Ja kui päeval oled pimeduses liiga pikalt, siis juhtub lihtsalt see, et seda melatoniini survet ei tule nii hästi peale ja sa ei jää nii kiiresti magama. Nii et unehügieen kõige olulisem on valgus eestlastele. Väga palju kasutatakse valgusravilampe, sellepärast, et meil lihtsalt ei ole sellist valgust, et 1500 luksi saada iga päev on nagu päris raske. Isegi kui näiteks meil on päevavalgus, siis on ikkagi keeruline. Et praegu, kui ma vaatan päikesele otsa, siis võib olla isegi 2000–300 luksi, võib-olla teatud hetkel ka 5000, võib küündida 10 000-ni. Aga kui on nagu päikest ei ole, siis Eesti kliimas on ikkagi see lukse arv üsna madal, nagu ta jääb sinna isegi 300–500 juurde, mis ei ole piisavalt stimuleerida aju, et õhtul oleks siis see unesurve hea. Nii, see sai nagu räägitud. Aga sellest räägitakse lihtsalt vähem, et räägitakse liikumisest ja toitumisest, et seda me teame kõik, et enne magama minekut me ei pea nagu suuri portsjoneid sisse ajama. Me ei pea suhkurt sisse ajama, pigem valgurikkalikumat toitu. Me teame seda, et kui me liigume, siis tekib unne rohkem N3, sügavat tund, mis ongi siis füüsilise keha taastaja. Et absoluutselt need on nagu väga olulised. Et kui näiteks vastuvõtule tulebki patsient, kus me näeme, et kõige suurem unehügieeni viga on vähene liikumine, siis me hakkame nagu seda liikumist juurde tooma. Et jah, me selliseid kardiojõutrenne ei tee hilisõhtul, sest me ei taha, et endorfiinid ja muud ärksushormoonid aktiviseeruksid nii hilja uuesti, vaid siis me võime lihtsalt liikuda ja kõndida, et sellised kiiremad asjad või kõrgema pulsiga me teeme ikkagi päeval või enne lõunat. Kõige parem aeg teha nagu kardiot ongi enne lõunane aeg ja pärast lõunane aeg. Mitte kohe hommikul ja pärast 6 kohe kindlasti mitte, sest meie keha on juba läheb nagu sisse lülitusse vaikselt.
unne sisse lülitusse siis. Nii, aga räägime nendest, nendest kõige halvematest asjadest unehügieenis on see, et meil ei ole aega enda jaoks. Et tihti, kui meil on näiteks lapsed, eks ju, siis me paneme nad magama ja siis on enda aeg. Aga see enda aeg tuleb ööune arvelt. Ja väga tihti, kui kogu perekond on vastuvõtul, siis ongi see, et okei, et me hakkame tegelema siis selle aja planeerimisega, et kes millal keda hoiab, kellel on mingit motivatsiooni seda või toda teha, kas üldse on ju. Et saada nagu natukene seda unne minemist nii-öelda varasemaks, aga et sa saaksid ka selle vaba hetke iseendale. Et sellest iseenda ajast räägitakse väga palju, aga seda saavutada on väga raske. Ja kui meil ei ole nagu meeskonda ümber, et näiteks oled üksikvanem, klassikaline asi, et siis psühholoogina ma ei hakka seda juttu üldse ajamagi, et vaadatakse otsa, et mis asja, et mul on 3 last ja mitte kedagi muud, et kus ma selle aja leian, et ma lähengi kell 1 magama ja ärkangi kell 6 üles ja seda nüüd praegu 10 aastat järjest. Et see on selline üsna klassikaline asi, mida mina siis näen. Aga on võimalik ikkagi sinna kuhugile vahele ikkagi neid aegu võtta. Ja siis me hakkamegi seda meeskonda nagu koostama ja andma ka vastutust rohkem lastele ära, ja muidugi õpetame ka lapsi magama. Ja ilmselgelt me jõuame nagu lõpuks selleni, et mida need vanemad siis või mida sina siis õhtuti teed selle vaba ajaga. Mis te arvate? Midagi? Vot siis, jah. Et on nagu telefon on ju või on erinevad siis nutiseadmed. Nutiseade on ka telekas, et siis minnakse sinna ja ollakse seal 2, 3 või 4 tundi. Et praegu on nagu börsil ka hästi tore olla, et paljud istuvad ka seal, eks ju, Ameerika järgi 11-12 hakkab see lõppema, et seda ka kohtab hästi palju, kus just siis nagu keegi pereliikmetest on kogu aeg ära, et kusjuures seda on väga palju, see on uskumatu, sest kõik tahavad kiiresti rikkaks saada. Aga see selleks on lihtsalt väike selline fakt. Aga see nutiseadmega on nagu selline lugu, nagu ma olen ka paljudes artiklites rääkinud, et see on ka harjutatav asi, et me hakkame ennast nagu võõrutama sellest ilmselgelt ja kui ma suudan seda teha, siis võimalik, et minu laps tuleb sellega ühel hetkel nagu kaasa. Et me kindlasti ei tee seda niimoodi, et me võtame lapsel, nagu paneme piirangud peale, aga sina võid diivani peal telefonis olla, et sellist asja ei ole olemas. Ja alustatakse näiteks paar nippi on ju, et näiteks kui sa lähed koju, siis sa valid oma telefoni jaoks kindla koha, kus käia telefonis. Vanasti olid sellised nagu garderoobides kapid on ju, kuhu pandi see nuppudega telefon ja see jäetigi sinna garderoobi. Aga nüüd on ta iga pool kaasas. WC on hästi populaarne, et istutakse seal 30 minutit, 20 minutit, tund aega mõni istub. Et alates seal teismeeast kuni siis vanade meesteni välja. Et seda, see on ka nagu probleem perekonnale, uskumatu, aga näed, sellised probleemid on. Et siis me valimegi selle koha, kuhu me siis selle telefoni paneme ja hakkame selle telefoni juures ise käima, mitte et see telefon on minuga kaasas. See on üks asi, mis on nagu hästi lihtne asi, mida nagu teha. Mina olen seda juba paar aastat teinud, et ma ei käi telefoniga nagu kodus ringi ja see töötab, see oluliselt vähendab, et sul ei ole vaja mingit piiranguid panna telefoni, aga sa lihtsalt vahepeal ei viitsi minna sinna, siis sa nagu venitad. Ikka võib-olla peab minema ja see ei ole nagu nähtaval kohal, see ei ole nagu selles kohas, kus on nagu telekatuba või köök, et see võiks olla kuskil, mis ei ole nagu nii mugav koht. Teine nipp sellest nutiseadmest vabanemiseks on see, et ilmselgelt me ei võta teda voodi kõrvale kaasa, et kui und ei tule, et siis kohe võetakse telefon nurkitel samamoodi, et ma ei saa magama jääda, sest et ma ei tea, mul tuli üks mõte ja ma kohe ei jäänud ja ma võtan selle telefoni ja juba olen ma TikTokis või kuskil mujal.
et see käib nagu nii kiiresti ja ta stimuleerib sind nii kiiresti üles ja see magama jäämine on siis juba raskendatud. Nii et jah, need telefonid peaks minema sealt magamistoast välja või 3-4 meetrit eemale. Nagu füüsiliselt sa paned tagi eemale, et mitte nagu ei mõtle, et ma panen ta eemale, vaid ma panen ta füüsiliselt eemale, et see ongi nagu 2 erinevat asja, et ma kogu aeg mõtlen, et ma panen või teen, aga tegelikult nagu tegu ei ole, on ju. Statistiliselt jah, enamik istuvadki õhtul siis telefonis ja vanasti siis, mida inimesed tegid üldiselt seal õhtusel perioodil, et näiteks kui me vähendamegi telefoni aega vanematel ja lastel ka, et siis me hakkamegi mõtlema, et mis asi see nagu on, et mida siis teha, eks ju. Et üks asi on see, et kui sa oled hiline kronotüüp, ehk siis sinu uinumine tegelikult toimubki 12 või 1 ajal, oledki eluaeg hilja magama jäänud, me näeme ära selle nii-öelda, siis ei ole mõtet suruda ennast kell 10 voodisse, eks ju, sellepärast, et sotsiaalsed normid on sellised, ei. Siis sa hakkad kell 10 näiteks filmi vaatama, mis on nagu paradoksaalne, on ju, mis mõttes ma nagu kell 10 hakkan filmi vaatama, ma pean 2 tundi enne magaminekut tegema kõik selle jaoks, et ma magama jääks. Et see on siis selline unetute põhimõte, et nad mediteerivad ja teevad hingamisharjutusi, mis olekski nagu loogiline, eks ju. Aga praegu on juhtunud vastupidine olukord, et on ka selliseid inimesi, kes on nagu hästi jäigad oma reeglitega, et nad ongi piiranud täielikult oma ekraani ära ja nad istuvadki 2-3 tundi ja ootavadki und ja sellest areneb välja krooniline unetus ja noorukitel on samamoodi, et neil on võetud need ekraanid ära ja nad istuvad siis nagu vaatavad lakke. Ja neil tekibki see ärevus ja neil tekibki palju mõtteid, et seda me teha ei tohi, et me tuleme ikkagi voodist välja ja kui tõesti on, ütleme, film on parem kui nutiseade, või nutiseade selles mõttes, et telefon näiteks, et siis sa võidki minna näiteks filmi vaatama, kuigi see on, eks ju, see ka nutiseade, aga ta ei ole nii stimuleeriv, et praegu, mis kõige stimuleeriv ongi see kiire info ja kiired pildid, inforikkad pildid, mis ergutavad aju, ega seal ei ole enam vahet, et ma tõmban mingi filtri sinna ekraanile ette ja et siis ta ei anna seda valgust. See on nagu 10 aastat tagasi oli see niimoodi. Nüüd on ikkagi see, et vahet ei ole, kui kirgas sul see ekraan on, kõik oleneb, mida sa sealt nagu vaatad. Ja tegelikult me nagu nendel jäikadelt unehügieeni tüüpidelt võtamegi need jäikused ära ja paneme nad näiteks liikuma välja kell 10 õhtul, jalutabki 30-40 minutit rahulikult, mitte siis kõrge pulsiga, on ju, teeb võib-olla ettevalmistusi järgmiseks päevaks, raamatuid võib lugeda, joonistada, maalida võib, rääkida võib, filme võib vaadata, aga siis jätame nagu pool tundi enne magamaminekut nagu ilma ekraanita täielikult. Aga nutiseade kui selline oma nende sotsiaalasjadega on nagu keelatud. Et see on selline nagu, see on juba see edasisamm, eks ju, see on nagu järgmine level. Muidugi alguses me lihtsalt paneme ta natuke, hakkame teda nagu seda kasutust kontrollima. Ja see toimib noorukite puhul ka päris hästi, et kui me näiteks tuppa teemegi nagu erinevad pesad, kus sa tohid kindlaid asju teha, et näiteks ongi, et praegu, mis on kõigil, et elu on voodis, on ju, et puhkan voodis, magan voodis, räägin voodis, teen tööd voodis, söön voodis, vaatan telekat voodis, noorukitel on kõikidel niimoodi. Et nad tuleks sealt nagu voodist välja saada ja ennast ka nagu voodist välja saada, et kui sa oled nutiseadmes seal õhtul, siis ole nagu voodist väljas nutiseadmes, et ära tekita oma kehale uut assotsiatsiooni, et kui keha on õppinud voodis magama, aga nüüd ta teeb kõike muud, aga ei maga, siis see uneassotsiatsioon või see voodiga seotud assotsiatsioon muutub millegiks muuks, et see magamine ei ole enam teema selle keha jaoks, vaid pigem vastupidi, kohe kui keha läheb voodisse, siis ta on üle stimuleeritud, et neerupealmised hakkavad siis kortisooli ja adrenaliini automaatselt tootma. Kuule, nüüd läheb actioniks, nüüd ma lähen TikToki, nüüd mul on vaba hetk, nüüd ma teen seda 3, nüüd ma lõpuks saan seal Jetsist või kuskilt asju shopata, yes, vaata. Ja nüüd see on nagu keridki ennast üles, juba on natuke dopamiini ka laes ja mis see voodi siis on? Ongi selline äge koht, kus olla.
ja sellepärast me siis võtame need inimesed sealt voodist välja, iga asja jaoks on oma pesa ja voodi on ainult magamiseks. Unehügieen hõlmab veel muidugi ka keskkonda, eks ju, kus sa magad, kellega sa magad muidugi, et kui sul on paariline, kellega sa ei taha koos magada, siis peab sellele mõtlema, et kui on paariline, kes norskab, siis me alustame norskajast, et kui meil on liiga valge, eks ju, peame pimedaks tegema, et kõik sellised asjad nagu tuleb nagu detailideni nagu läbi vaadata. Ja mõtlemisega on selline lugu, et see on ka nagu inimesed nagu õpivad mõtlema või muretsema seal voodis. Nagu ma ütlesin ka, see on jälle üks tegevus, mida teha seal voodis, mis õpetab su keha äravaks. Et kui me tahame mõelda oma muremõtetest, siis me ikkagi tuleme voodist välja, a la võtamegi selle paberi ja paneme siis need kirja või näiteks vestled perekonnaliikmega, on ka variant. Et tänapäeval paljud ei vestle või hakkavad liiga hilja vestlema, et see on nagu ei ole hea eriti negatiivsetest asjadest rääkida liiga hilja. Et soovitan natuke varem ära rääkida. Ja psühholoogina või psühhoterapeudina muidugi me nagu tegeleme ka sellega, et millal siis rääkida, kuidas siis rääkida, kas rääkida, mis on täpselt need punktid nagu, et ma ei jääks üksinda nende mõtetega ja noorukite ja laste puhul samamoodi, on ta siis 3 või 4 või 5 aastane, siis ütleme ausalt, ka nemad väga hästi ütlevad mulle ära, mida nad seal voodis mõtlevad või mida nad kardavad. Aga laste uni on laste uni. Nii et muretsemise üks põhiasi on see, et me prooviks nagu päeval selle asjaga ära tegeleda, aga kui su mõte lihtsalt tuitab, et sul ei olegi nagu niivõrd negatiivseid muremõtteid, mis stimuleerivad sind tohutult ärevaks, siis sa võid teha tõesti tähelepanutreeningut, et need on siis erinevad teadveloleku treeningud ka, on see siis helide meditatsioon, on see keha vaatlemine, on see siis hingamisele tähelepanu pööramine, on see siis näiteks selline paradoksaalne tehnika, see on selline tehnika, kus sa vaatad lakke ühte punkti ja hoiad silmi võimalikult kaua lahti, seni kuni silmalihased väsivad ära ja kui nad hästi ära väsivad, siis sa paned nad korraks kinni ja sa jääd magama, et see on selline teaduspõhine tehnika. Paradoks ongi siis selles, et kui me muidu mõtleme voodis, et ma pean magama jääma, siis nüüd sa käsid oma kehal mitte magama jääda. Ja kui sa selle käskluse oled talle andnud ja füüsiliselt ka seda nagu survestad nii-öelda sellega, et hoiad silmi lahti, siis keha ise lõdvestub, sest tal ei ole enam pinget peal, sest sa ei suru teda magama, vaid vastupidi. Ja kui me suudame magama jääda lõdvestunud kehaga ja lihastega, siis see on väga hästi. Inimene jääbki magama alati nagu mitte pinges kehaga, et esimene asi, kui me oleme selline unetu, siis lõdvestusharjutused kehale on nagu mõistlikud, seal 1-2 tundi enne magaminekut teha ja kui sa lähed voodisse ja sul on väga raske, et siis tuled kohe välja ja hakkad tehnikaid tegema. Erinevate podcastide kuulamine, visuaalide vaatlemine, mis on hästi populaarne kõikide seas, vahet ei ole, mis vanuses on. Ma ei soovita, sest ma võõrutan üldiselt patsiendi sellest välja, et see on ka uneassotsiatsioon, on ju, et ilma selleta ma ei saa, kui mul ei ole seda ekraani või podcasti. Et see nagu uinutab ja see on hea, see tõmbab tähelepanu ära mõtetelt. Iseenesest on nagu loogika, eks ju siin sees. Aga teistpidi võiks harjutada kohe nagu ilma nende turvaelementideta ennast magama. Et need on nii-öelda inimese jaoks turvaelemendid, millega ta magama jääb ja üks asendub teisega. Et kui kunagi oli alkohol, on ju, siiamaani paljud joovad enne magama minekut, eestlastele üsna klassikaline asi, et see pokaal veini, et seda nagu teha ei tohiks uinutamise eesmärgil muidugi, et vahepeal ikka võib. Et siis nüüd vaadatakse, kuulatakse podcast'e ja keegi mõmiseb kogu aeg, et siis see tegelikult ajule see ei sobi. Sa küll treenid teda ja ta harjub sellega ära ja ta ei saa enam stiimulist lahti ja tegelikult siis sa hakkad veel tähelepanelikumalt seda asja kuulama
ja see aju läheb veel rohkem, keskendub sellele asjale, kuni ühel hetkel ta ületab selle ja see ei ole enam asi, mis teda uinutab. Samamoodi on ravimitega, eks ju. Et kui me muutumegi läheme sõltlaseks nii-öelda sellest või tollest asjast, siis me tahame more, eks ju, natukene rohkem, natukene võib-olla pikemalt, natuke kõlavamalt, natuke nii, natuke naa nagu. Et sama asi on nagu nende käitumistega ka. Jaa, et siis mõtlen, kas midagi unehügieenist jäi nüüd nagu täpsustamata, minu jaoks need on nagu kõige olulisemad, on siis valgus ja eestlasele ongi see valgus nagu, kui me saame selle ära reguleerida nagu väga hästi, siis on oma mõtted ja toitumine, liikumine kindlasti õigetel aegadel ja muidugi siis nii-öelda see sõltuvustest eemaldumine näiteks nutiseadmest, et me näeme ju teaduses väga hästi, et kuidas ta nagu mõjutab und, une kvaliteeti, et olles ise unetehnoloog, siis ma ju ajulainetes näen neid mikroärkamisi ja nii-öelda seda nii-öelda mittekvaliteetset und. Aitäh, Kene! Kas meil on publikus tekkinud küsimusi, millele Kene võiks vastata? Ahaa, küsimused on tulnud kirjalikult. Küsimus on näiteks valguslampide teemal, mida ka mainisid, et kui sooviks talveks sobivat valguslampi soetada, siis kust ja kuidas sellistesse leida? No tegelikult saadan kõiki Euronixisse, et seal on valguslambid olemas, erinevate firmade omad, aga nad on sellised väiksed, eks ju, ja nad on kõik 10 000-sed, aga 10 000 ei tähista seda nüüd, et võtadki 10 000 luksi, vaid selle lambi maksimum lukside arv on 10 000. Ja üldiselt ma soovitan siis valguslampi kasutada hommikul näiteks 1–2 ja lõuna ajal ka 1–2 ja sealt võttes siis 1500 kuni 2000 luksi. Ja seda sa reguleerid nagu, seda valguslampi reguleerid niimoodi, et sa sätid teda kas lähemale või kaugemale. Mida kaugemal ta on, seda vähem sa lukse saad, mida lähemal ta on, seda rohkem lukse saad. Et selline 2 korda päevas või siis näiteks, kui unega ei ole väga suure probleemid, aga ööuni on ebakvaliteetne ja unesurvet ei ole nii head, et siis muidugi võid võtta nagu kohe hästi vara hommikul nagu veel pikemalt. Et mida varem sa võtad seda valgust pikemalt, seda parem on öine nagu surve, unesurve. Aga seal on, oleneb ka, et näiteks kui sa tahad, näiteks kui su uni on hilistunud, on ju, sa tahad nagu sotsiaalsete normide järgi minna magama kell 11, aga praegu jääd magama kell 2 öösel, et varsti hakkavad puhkused lõppema, et siis tuleks see valgus kohe sinna hommikul vara sisse võtta, et saada siis rahulikult treenida ennast varem ja varem ärkama, aga ka varem ja varem magama minema. Et kui sa praegu ärkad näiteks 10, et siis hakkad ärkama 9:30, 9, 8:30, et niimoodi iga 5 päeva tagant siis tood enda und nagu ettepoole, et nii nagu siis koolilastel me teeme. Siis on küsimus ka aktiivsuse tähelepanu häirega seotult. Et milliseid uuringuid selles vallas on tehtud, et aktiivsuse tähelepanu häire ja uni ja seosed just laste puhul, et millised oleks soovitused, kui ATH lapsel on üliraske üksinda uinuda? Jah, sellega on praegu, olles lastehaiglas ka ju mõlemas haiglas tööl, siis ma näen seda ATH-d nagu igal 3. lapsel juba seda tahetakse väga diagnoosida. Et ma räägin nagu enda nagu praktikast, et kui Ameerikas unemeditsiinis, siis Ameerika unemeditsiini assotsiatsioon tahab teha nagu sellist kindlat reeglit, et enne kui me ATH diagnoosime, siis me vaatame üle une kvaliteedi, sest ebakvaliteetne uni tekitab laste puhul samu sümptomeid, mis ATH-l on.
ja ma olen näinud juba neid juhtumeid, kus see ATH diagnoos on, aga näiteks ma näen ära, et tal on rahutud jalgade sündroom, mis on üks kindel unehäire ja näiteks apnea ehk siis hingamishäire sellel lapsel ja sellega pole tegeletud, aga tal on ATH diagnoos juba peal. Et juba ta saab stimulantravi et siis me tegeleme selle unehäirega või nende unehäiretega ja siis vaatame edasi, kas tal on üldse vaja ATH. Et praegu on see tendents niipidi, mis on väga halb nagu, et hakkab nagu tagasi tulema seda ülediagnoosimist ATH-l. See on muidugi seoses ka väga palju keskendumise tähelepanuga, mis on seotud siis just see, et see viimane põlvkond selles ekraanides on olnud, on ju. Aga nüüd, kui päris ATH sellel lapsel tõesti on diagnoositud, seal on ju erinevad astmed ATH-l ja tõesti nendel on uni selline, et nad ei kipu nagu väga hästi magama jääma. Ja kõige olulisem asi on see, et mida praegu tehakse, mida ka arstid teevad, panevad neile melatoniini peale pikatoimelise, ka 3-4-aastasele pannakse ja 6-7-aastastele. Et aga tegelikult on niimoodi, et mina arvan, et seda ei tohiks teha, vaid me peaks nagu laskma selle lapse unerütmi nagu vabalt voolata, et kui ta jääbki kell 1 sul magama, siis las ta jääb ja magabki näiteks 9 või 10-ni, siis tema kooliaeg hakkabki hiljem. Et me ei saa teda niivõrd suruda kell 10-11 magama ja äratada 6-7 üles kooli jaoks. See on kohutav, et ta jääb unevõlga nii või teisiti. Ja stimulantravi puhul, kui näiteks seal on peal, siis nad tekitavad nii või teisiti unetust. Ehk siis nad lükkavad und hilisemaks nii või teisiti. Ja siis nendel ATH noorukitel ja seal ka noorematel on pandud siis uinutid ka veel otsa nagu. Aga tegelikult on niimoodi, et mina kirjutan tõendi üldiselt, olen teinud, et sellel lapsel on selline unerütm, me proovime seda praegu pool aastat, vaatame, kuidas see läheb, kuidas tema käitumine on ja nii edasi ja see on sobinud ja me võtame uinutid maha ja melatoniini ja asiants nagu, et jah, mõnikord stimulantravi me ei saa ära võtta, on ju. Aga enne on vaja teha nagu hästi nagu põhjalik hindamine, mis praegu Eestis minu jaoks teatud tasandil ei puudub nagu, sellepärast et unehäirete diagnoosimine ei ole nii tugev nagu ja see seos selles on nagu sama. Ja sellepärast me vaatamegi reegleid Ameerikast praegu, et jumala eest ärme siis väga hulluks mine. Õnneks arstid on usaldusega minu suhtes nagu nad teavad, et kuule, enne kui me talle paneme, et äkki vaatad üle, kas hingab normaalselt või mitte. Siis on üks küsimus veel, mis puudutab valge müra seadmeid. Et minu jaoks uudisteema, et veel sündimata laste vanemad soetavad endale valge müra seadmed. Et kuidas nendesse suhtuda? Jah, white noise on kasutatud juba idemast aadamast, ehk siis igasugused erinevaid madala sagedusega kohinaid ja kahinaid. Et valge müra sagedus ise on ülimadal, eks ju, ja ta on nagu ülivaikne, aga need seadmed, mis te ostate poest, on hästi mürased tegelikult. Et seal saab nagu seda volüümi nagu panna nagu sättida, on ju. Ja isegi kui see kõige madalam volüüm seal on, siis see ei ole see õige valge müra volüüm. Ja aju jaoks tegelikult on see tohutu stress, et see on nagu liiga palju on seda tegelikult heli, aga nagu ma ütlesin, siis inimene harjutab kõik asjad ilusti külge, et ta harjutabki ennast sellega magama, ta kuundabki oma tähelepanu valgemürale ja tegelikult võib juhtuda, et ta jääbki väga hästi magama mingi periood. Ja võib juhtuda, et ta tuleb sellest unetuse või uinumise probleemist välja. Aga unetus, uinumisprobleem või une säilitamisprobleemid, nendel on alati nagu suurem põhjus kui siis lihtsalt, et ma ei uinu. Et alati see valge müra masin aitab võib-olla natukene ja siis tulevad juba muud asjad mängu, et siis ma nagu ei soovita. Ja siin hästi palju on ka laste unenõustajaid, kes nagu soovitavad valgemüra efekti laste puhul või imikute puhul, et uinutamise puhul selline kohin-kahin nagu iseenesest ta ei tee haiget nagu, et selles mõttes ta ei saa vigastada see laps või ise. Aga mida ta teeb, on see,
et meie inimestena hakkame seda heli kontrollima ja ta vajab seda heli kontrollimist ka keset ööd, nii et see laps hakkab üles ärkama, et kontrollida, kas see heli ikka on nagu, ja see tekitab nagu nagu segab nagu seda und. Nii et me pigem harjutan kõik välja üldiselt ja kui on selline juhtum, et okei, et me peame selle väga halva turvakäitumise asendama valge müraga, siis lähme valge müra peale ja sealt edasi nulli nagu, et ta on selline vaheetapp vahepeal. Kogu öö kindlasti ei tohi heli kuulata, mitte keegi. Nii et kui me räägime siin ikkagi veel sündimata lastest, et siis pigem ikkagi võiks alguses püüda ikkagi täiesti loomulike vahenditega last uinutada, võtame traditsioonilised unelaulud, unejutud, soovitan soojalt. Et siin ongi nagu kõneteema ka, et noh, see on igal juhul, jah, see on nagu müra on ju ka, eks ju, tema ju ei saa aru, mis ma siin räägin või laulan, aga see hääl juba on talle nagu rahustav, see ei ole võõras hääl ja kui me räägime kõnearengust, mis on ka Eestis praegu nagu väga hull on laste pool. Ma arvan, et kõik, kes praegu on vastuvõtule tulnud, on kõnehäirega lapsed. Okei, ma töötangi sellises raskemas kohas, aga see on lihtsalt uskumatu nagu. Ja kui ma küsin vanemate käest, kas te õhtul nagu muinasjutte loete või niimoodi, ei, et me paneme unejutud peale. Unejutte, need, mis on salvestatud unejutte, võib panna peale alates 5, 6, võib-olla 7 eluaasta, kui lapsel juba kõne on, sest et sina tead seda tempot, mida oma lapsele pakkuda, aga kui sa paned unejutu, kes räägib, nagu mina praegu siin on ju, siis see on lihtsalt, sealt ei tule midagi enam. Nii et jah, tuleb õpetada mõnikord nagu lugema ka täiskasvanuid. Aitäh, Kene! Saime siit väga palju huvitavat, mida kõrva taha panna, nii et õhtuks unejuturaamatid välja kõigil.